Tere, me ütleme tere ära nendele, kes juba kogunevad, et töötoa alguseni on natukene veel aega, aga et siis me hoiame oma ruumi juba lahti. Tere! Kus seda pinni sees? On meiega. Pinn on olemas. Vaata kõik. Nad kõik vaatavad meid. Meil on ühe. Sina ei ole minu pärast. Ma tulen, et ma jõuan. Õige, no mida me siin särame, eks ole? Kõigepealt tuleme Helina, eks ole? Meil hetkel on nende poolelt kaamera kinni või? Nemad hääl kinni, kas nemad kuulavad? Jah, kuulavad. Nemad kuulavad meie, aga kas meie neid ka kuulame? Nii, proovime järgi, et kui keegi on nii kena, et... Tere, Anne, hea meil! Ootasin põnevusega meie kohtumist. Ootasin põnevusega teiega kohtumist. Väga luks, et ma panen veidi, äkki panen kõvemaks, et siis meil on nii tore ja meie siin samamoodi oleme, eks ole, nagu põnevilja natuke. Vaata, kui soojendusbänd meil on olnud 3 nii põnevat esinejat ja meil on olnud, tegelikult on väga palju asju, mida sillata ka siia töötuppa, kus me täna siis üheskoos seda meetodit vaatame. Just. Aga nüüd on niimoodi, et kell on vaikselt 20 saamas, eks ju, ja tundub, et meiega veel inimesi liitub. Aga ma arvan, et me hakkame pihta selle teekonnana ja saame siit minema, et anname siis. Meil on Aipale poolt omal kolleeg, kes meid turvab ja siis me hea meelega annaksimegi sõna Helinale. Ja, et siin ei ole midagi, et lähme ise seisma. Kõik on korraldatud. Nii, meie kadusime. Nii, tere tulemast siis meie töötuppa. Andrakoku ja arengu ja tandempartner. Et minu nimi on Helina Kibar ja mina olen siis EBA-le täiskasvanuhariduse saadik sellel aastal. Andrakoku koolitaja, õpetaja. Ja meie töötuba keskendub siis sellisele tandem mõtte ja õppeviisile andragoogilises vaates. Ja töötuba on jagatud 3 ossa, et kõigepealt mul on siis au paluda siia Külli Meier, kes on andragoog, koolitaja, personali valdkonna praktik ja siis temaga peab dialoogi siis Margit. Margit Raid on siis konsultant, andragoogilise mõtteviisi kandja ja ka atesteeritud täiskasvanute koolitaja. Ja nemad siis alustavadki dialoogiga ehk siis avavad seda meie tänast teemat. Siis edasi me palume teil astuda ise dialoogi ja arutada omakeskis siis, kuidas andragoogiline mõtteviis ja andragoog kui andragoogiline partner on teid aidanud siis tööalaselt või ka isiklikus arengus. Ja 3. osa siis sellest töötoast keskendub refleksioonile, kus me astume siis teiega uuesti dialoogi ja arutame siis, mida teie arutasite ja anname siis omalt poolt ka dialoogile sellist vastuarutelu. Et sedasi 15 minuti kaupa on see töötuba üles ehitatud. Ja võib-olla lepime ka selle algatuseks kokku, et kui kellelgi tekib küsimusi või mõtteid, et siis võib kohe need panna chatti või sinna vestluse aknasse ja siis pärast, kui meil on see viimane 15 minutit, et siis me saame vaadata need küsimused kõik üle. Aga minu poolt siis kõik ja ma kutsungi siis sellele meie väiksele digilavale siin Margiti ja Külli, kes siis avavad natuke seda tandemi ja arengupartneri vaadet siis andragoogilises kontekstis. No nii, väga hea alustus. Aitäh, Helina ja ma ei tea, Külli, teeme ära? Teeme ära. Väga kena. Et, kui mõelda selle peale, et igal organisatsioonil on olnud viimasel aastal, kalendriaastal väga palju õppida. Ilmselt mitte ainult õppida, vaid ka õpetada. Kui mõelda ka selle peale, et me oleme pidanud mõtlema ka organisatsioonide tasandil, et kuidas edasi õppida. Üks asi on olnud ennast sellest pandeemiast
ja sellest maailmast läbi õppida, aga teine asi on ka just olnud edasi õppida. Ja me väidame täna Külliga siin teie ees seistes, et andragoogilised teadmised on õppimiseks justkui nagu väärtusloov oskus ja sellega kaudu organisatsiooni arendamisel on meil üks kindel hüpotees. Ja meie hüpotees on see, et mis oleks, kui andragoog ise on tandempartner. Me väidame ka seda, et minu meelest ja Külli meelest ka, et ei pea sildama ainult andragoogilist teadmist, vaid andragoogiline teadmine või tööriistakast võiks olla väga paljude juhtide ka üks kompetentsidest, mida nad saavad oma töövõtetes kasutada ja mille kaudu nad saavad ise organisatsiooni arendada. Ja ilmselt vast mitte ka ainult juhtidel, sest et organisatsioonis on ju erinevaid rolle, eks ju, et on juhid, on töötajad, kui me töötame, oleme ka mitte ainult organisatsioonid, vaid ka organisatsioonide vahel. Ehk siis mis iganes rolli me parasjagu kanname, olles ise kas andragoog või juht või töötaja, et siis me mõtleme just nagu nende väärtuste kontekstis ja vaatame, kuidas siis üksteist rikastada. Ja, väga vahva oli ma olen teinud 10 intervjuud erinevate ettevõtete tippjuhtidega, rääkides nendega nende tandemsuhetest. Ja üks Toomas Kruusimägi tõi oma esimese tandemina, mis tema oli ette valmistanud selleks intervjuuks välja, tandem oma isiklike väljakutsetega. Nii et üks perspektiiv, miks täna seda tandem mõtteviisi vaadata, on see, et mõtleme selle peale ka, kui enda sees olevad väljakutsed või iseenda kitsaskohad, millega koos tandemsuhet siis luua. Aga võib, et see sõna tandem on natuke seksikas ja natuke veel vajaks avamist. Nii et kui lubate, siis ma räägin paari sõnaga taustalt, kus see sõna tandem perspektiivina alguse sai. Ja koos teiega kerin ma ennast tagasi aastasse 1908. Kujutage ette, et Ameerikas on üks perekond, kus kasvab 5 poega ja nendel 5 pojal on isa, kes on kirurg, meditsiinilist erapraksist loomas. Nad lõid 7 erapraksise, mis täna tuntud nime all Mayo kliinik. Ja Mayo kliinikus aastal 1908 oli just nimelt William James Mayo, see, kes ütles, et mis oleks, kui ma võtan endale kõrvale, mina, kes ma olen erakorralise meditsiini ja kirurgi taustaga, mis oleks, kui ma võtan endale kõrvale administratiivjuhi ning me täiendame teineteist partnerluses läbi kumbki eriala kompetentsi. Ehk piltlikult öeldes, kui ma joonistan siia siis ühe härrasmehe ja teise härrasmehe, siis see koht, mida otsiti, on teineteist täiendav suhe, kus on 2 eriala eksperti teineteisega koostöös. Nad kasutasid siin ka sellist väljendit, et group practices model ehk gruppide praktiseerimise mudel ja selle tandem suhte aluseks on siis mis? Seal on 5 väga spetsiifilist tunnust. Need 5 tunnust on siis mis? Esimene neist, hea tandemsuhe on hierarhia vaba. Samas intervjuule tulnud Mart Mägi ütles, et tema esimene tandem organisatsioonis on personalijuhiga, mis tähendab siiski teatud siis hierarhia suhet, ent see on kokkulepe, kus hierarhia jäetakse kõrvale ja keskendutakse eesmärgile. Mistõttu teine väga oluline tandemi tunnus on see, et tandemid töötavad siis, kui nad moodustatakse eesmärgi ümber. Ja see eesmärk ei pea võib-olla ka olema nii väga erialapõhine, vaid see võib olla kas näiteks mõne uue arengupõhine, mõne uue turusuhte loomise põhine või ka miks mitte mõne uue teadmuse endani juhtimise põhine. Nii et 2 olen ära öelnud. Esimene neist hierarhiavaba oma originaalis. Siis teine alati eesmärki ehk teatud kavatsust hoidev. 3 tunnustest, mis tal on kindlasti rikastav. Kui mõelda selle peale, et koos on meditsiinijuht ja koos on administratiivjuht, no näiteks eelmise aasta intervjuuga direktoris ilmunud, kus Katre Sirel rääkis tänase õendusdirektorina just tandemsuhtest, et ülemarst ja õendusjuht, kus siis ülemarsti roll olla meditsiinilise teadmuse peegeldaja ja siis administratiivjuhina õendusjuht korraldab kogu tööd, mis peale patsiendi diagnoosi või siis sekkumist tuleb korraldada selleks, et patsient taastuks ja saaks naasta jälle terve elu juurde. Nii et meetod tuleb meditsiinist,
on läbi selle 100 aasta kasutamisel meditsiinis ja küsimust meile, miks viimased 5–10 aastat on seda meetodit toonud tagasi uuesti nii-öelda juhtimisstruktuuridesse kasutusele. Vastus on hästi lihtne. Tandemsuhe on tervislik suhe. Omavahel kõnelemine, peegeldamine, refleksioon, võib-olla kõik need androgoogilised tunnused, eks, kõik need peegelduvad just nimelt milles? Peegelduvad selles ühisosas ja peegelduvad ka selles vastutuses selle eesmärgile, mille kaudu me seda androgoogilist mõtteviisi ka nüüd vaikselt hakkame siia tandemsuhtesse sisse pookima. Nii et ma olen ära toonud 4 punkti. Need olid hierarhiavaba, see on eesmärki ehk kavatsust kandev, see on tervislik ja rikastav ja 5, mis ma plaanin siia juurde pakkuda, on ka otsene teadmiste ülekanne. Ei ole võimalik arvata, et need inimesed teineteist ei täiendaks teadmiste poolelt, kui kumbki on oma eriala ekspert. Ja samas ka suhteloomise kontekstis, kui ma saan nii ägeda ühe või teise inimesega koostööd teha, siis see sisemine kirg seda tööd teostada ning selle töö kaudu juhtida tulemust võiks olla kordades kõrgem. Just. Ja siit tulebki nagu see sisse, et millist väärtust siis loob koostöö andragoogiga. Et kui Margit rääkis, kus see mudel alguse sai, et see on meditsiinist tulnud, et kui sa nüüd mõtled enda peale, kas sa oled andragoog, kas sa oled täiskasvanute koolitaja, kas sa oled koolitaja, kas sa oled koolituse korraldaja või sa oled ka juhtekspert, mis iganes rollis sa parasjagu oled. Ehk siis, kui sa tahad nüüd luua teadlikult endale sellist suhet, et siis sa paned siia iseenda või siis oma partneri, kellega sa parasjagu paaris oled ja siis mõtled, mis on need väärtused, mida kanda. Ja just see teadmiste ülekande koht on need kohad, kus tulevad siis kasuks just andragoogilised teadmised. Ehk ka eelnevad kõnelejad rääkisid hästi palju transformatiivsest õppimisest ja teadmiste ülekandest, et siis tandem suhtes on see kõige alus või ütleme selline nagu päris olemuslikult sees juba. Isegi siin võiks öelda, et võtta siia tulevad ka meie firma ühisedeks, kui need on näiteks tandem organisatsiooni siseste liikmete vahel, siis siia tuleb firma ühine kultuur, visioon, missioon, väärtused ehk see ruum, kus me ühiselt põhimõtteliselt saame liikuda läbi. Ja võib, et kui see tandem on ka näiteks majavälise partneriga, siis siia saab tekkida ühe ja teise kogemuse ülekanne, ingliskeelse terminina spillover, ehk meil tekib kogemuse ülekanne ja tekib ka võib-olla sarnaselt coachingule ja mentorlusele see moment, et ma ei jää firma sees kolleegiga rääkima, vaid ma saan ka konfidentsiaalsussuhtest juhtivalt minna ja peegeldada teiste firmade kogemust ja selle kaudu õppida rohkem, tajuda rohkem ja suuta olla efektiivsem. Aga nüüd siis see põnev koht, et mis oleks, kui me mõtleme läbi, et andragoogika perspektiivi siia samale tandemsuhte primitiivsele 2 ringile kõrvale tuues, paneksid nüüd läbi 2 läbivat jutti. Ja põhimõtteliselt, millega me harjunud oleme, on ju see, et ärisuhetes räägitakse siiski lineaarsest suhtest. Lineaarne suhe puudutab 2 teineteist täiendavat tandemsuhet siin vaid sellises pikkuses. Aga kohe, kui me paneme siia joonisele teise juti, mis on horisontaalne liin, siis me väidame, et just nimelt androgoogiliste teadmiste tööriistakast, mis võiks minna läbi teineteist täiendava paarisuhte või partnerluse, on see, kus täna meie töötoas teadmus istub. Mis võiks olla need androgoogilised võtted, mida põhimõtteliselt sellel samal joonisel kasutada? Võiks panna, eks. Ehk et kus see ülekanne võiks nüüd tulla? Tandemsuhe äris, kirjeldasime lahti, aga kus nüüd see androgoogiline perspektiiv tuleb? Ehk kui me mõtlemegi selle pealt, kui mul on androgoogilised teadmised, et siis on see, et ma tahan saada kuskil eesmärki, eelkõige me räägime inimeste õppimise toetuses. Sellest, et see protsess on pidev. Ehk on elukestev ja kui me hakkad mingi mõtlema, et siis ka need akronüümis siit saab väga isti ära kasutada. Transformatiivne, me saame pakkuda erinevaid teadmisi, siis on elukestev õppimine ehk on see, et see on elust enesest ja elu jaoks. Ja kindlasti on see, et mida me andragoogina saame ise pakkuda ja ka teises esile kutsuda, on enesekindlus ehk need väärtused, millele andragoogika oma olemuslikult tugineb. Siis igalühel on oma lugu.
ehk see narratiiv siis, mis selgelt ka andragoogikas on hästi tähelepanu saanud. Ehk iga inimene tuleb sellesse suhtesse oma looga ja tahab sealt saada omale õpipartnerit või dialoogipartnerit vastu ehk dialoog. Et need on see andragoogika üks põhialuseid. Ja kindlasti lisaväärtust, mida me saame pakkuda, on erinevad meetodid ja mudelid. Et kui sa mõtled endale kui koolitajale, siis sinu tööriistakastis on see, et missuguseid mudeleid ma kasutan ühel või teisel juhul ja mis on see, mis aitab inimest. Ja minu arust ka vähetähtis ei ole see, et asi peab ka lõbus olema. Ehk ka sellist mängulist aspekti me saame siia tuua, kui meil on olemas teadmised, kuidas koolitada, kuidas inimeste õppimist toetada. Absoluutselt. Ja kui ma just mõtlen, et samas elukestev õpe, samas meetod, nüüd kui me siis võib-olla mõtleme siis nagu vahevaatena, enne kui me inimesed omavahel dialoogi toome, et sellise tandempartnerluse ja andragoogiliste mõtteviiside koosjuhtimisel on võimalik organisatsioonis lavastada uue ajastu õppimist targalt, teaduspõhiselt ja mõju omavalt selleks, et just nimelt need samad 5 komponenti, mida mina välja tõin, ning Külli poolt ka peegeldatud just nimelt see andragoogiline tandemperspektiiv võiksid teineteisega ristuda või teineteist, nagu siis ingliskeelne termin ütleb, komplementeerida, complementing ehk täiendada. Nii et väga lühidalt ja selles ajaraamis, kus 15 minutit on meie esimene mudel teiega jagatud. Ja teate, nüüd me palume teid ennast minigruppidesse reflekteerima. Ja mida me siis mida me teilt palume? Meil on Helina pannud valmis ka teile Padleti keskkonna ja me jagame teid nüüd selle pliks-plaks meetodiga minigruppidesse. Mida me minigruppides teha palume? Esimene asi, palun tuletage oma kogemustest meelde ja visandage kas märkmapaberil või näiteks sinna mõnele e-tahvlile, kes mida kasutab, üks oma andragoogiline tööalane tandemsuhe. Või kogemus, kui sul ei ole pikka suhet olnud, et siis ka selline üks kogemus. Suhe, kus kindla eesmärgi nimel on kokku pandud erineva taustaga, teineteist täiendav partnerlus. Miks mitte teie ja mõni teine mõju oma paariline, kas teie organisatsiooni seest, organisatsiooni väljast või teenuse pakkumise ringist, juhul kui te olete koolitaja. Kui te nüüd joonistate need 2 kera, meil fotograaf siin hiilib meie ümber, et mõistetav, eks? Et siis, kui te joonistate need 2 kera, siis kumbki mummu sisse või kumbki sellise müraringi sisse, joonistage palun ka siis mõned märksõnad, mis erinevusi just nimelt rikastavad ja võib-olla ka püüdke siia leida, mis see ühisosa võiks olla. Ja siis oleks vahva, kui te mudeldate ka siia 2 ringi, sellest 2 müraringist läbi 2 jutti. Et esimese jutti, kus võib-olla see jutt ei ole teineteist nii väga täiendanud ja teise jutti, kus andragoogilised tööriistad võiksid just nimelt mõju omavalt seda suhet täiendada. Niiga. Kui te olete oma minigrupist selle väikese esialgse oma peas oleva visandamise ära teinud, siis on teil mitu meetodit. Te võite lihtsalt grupis omavahel jagada neid erinevaid mudeleid ja saada Padletisse kirja, kuhu see arusaamine või kuhu see jutuajamine teid viis, mis on mõju omavad taipamised, mida ühisesse reflektsiooni kaasa võtta. Samas võite te ka tutvustada üksteisele neid tandemsuhteid ja teised võivad peegeldada, kus saaks andragoogilise tööriistakastiga lisada teadmust, lisada võimalusi või miks ka mitte, kus tegelikult tunnistada iseendale, võib-olla me tõesti ei olegi ära kasutanud tandempartnerina andragooge, koolitusspetsialiste selleks, et näiteks juhte tugida või selleks, et näiteks ka mõnda erialast eesmärki tööväliselt ette võtta, miks ka mitte. Just. Ja kui nüüd seda oli kõike nagu natuke liiga palju, eks ju, või siis natuke tahab korrastamist, et siis saad täpselt mõelda, et kus on need sinu kogemuse järgi, sinu suhtest, need, mida sa oled harjunud kasutama, need, mis töötavad või siis need, kui sa mõtled enda kui andragoogi peale või enda kui juhi peale näiteks, et mis on see, mida sa ootad andragoogilt, ehk siis leida veel neid märksõnu, et mida kasutad ja mida ei kasuta, eks ju, ja need saada sinna Padletisse kirja. Just. Nii et
kuna meil on ka mikrofon sees, siis kas äkki on küsimusi või peegeldusi ennem, kui me suuname teid minigruppidesse? Tundub, et ei ole natuke mõtlemisruumi, et võib-olla siis ongi, et aitab endale, et alguses üksinda mõelda, nagu ikka on selline, et oma mõtteid korrastada ja siis saab juba grupis jagada. Absoluutselt. Mida kindlasti soovitame? Visualiseerige. See annab mõnusalt võimaluse kehast välja kõneleda ja selle kaudu ka siis omavahel kolleegidega dialoogis olles peegeldada ja mõelda just, kus need meetodid oleks toeks ja kus võib-olla, et me lähme liiga lineaarset suhet pidi, mis ei ole nii palju tandem partnerlus androgoogiliste töövõtetega. Meie teeme siin nüüd pausi. Anname teile ruumi, et juttu juhtida. Helina, kas sa võtad juhtimise üle ja annad meile võimaluse, et meie esimese töötoa liikmed saaksid minna omavaheliste arutelu? Tulen korraks siia ja ütlen, et tegin kõigil ruumid lahti, aga osad jäävad siis sellesse nii-öelda avalikku ruumi. Seal, kohe ma ütlen, kes täpsemalt jääb, aga te saate ise ka aru, eks ju, kes sinna avalikku ruumi jääb arutama, eks ju. Ja siis osad said siis kutse nendesse väikestesse ruumidesse. Et chati või see vestlusesse on pandud see Padleti link, kuhu me siis ootame teie seda märksõnu või teie grupitöö tulemust, ükskõik, kuidas te seda otsustate panna. Ja aega on 15 minutit. Aega on 15 minutit ja siis lõpeb ära. Et ma siin suurele saalile ütlen, millal teil lõpeb, et teil see aeg ei jookse niimoodi. Me siit oma ruumi paneme praegu nii-öelda vaikseks, et siis te saate nagu hakata omavahel vestlema. Ma saan aru, et kui mind ei ole kuskile kutsutud, siis ma nüüd olen siin, jah? Siis on siia kutsutud. See tähendab seda, et on siia kutsutud suurde saali. Meil on siin siis Anne, Sirk, Sirle ja Kaire. Et siis meie nii-öelda praegu hostidena Külli ja Helina ja meie host jäävad vait. No see on küll üllatus, et ma siia pean jääma. Kas see on mingi teadlik valik? Sipelgad ütleks rannaliival puhas juhus. Siis on hästi. No tore, Anne, ma ei ole sind ammu näinud. Tore. Ja mina ka, ainult Facebookis. Väga tore. No nii ja. Mina ütlen ka siis teistele tere, aga ma vabandan, et ma ei saa oma kaamerat kuidagi sisse panna. Et ma pean selle vahepausil sellega tegelema, aga ma kuulen ja näen teid väga hästi. Pole olnud. Ja minu poolt ka tere, et mina olen Sirli. Ja mul oli hea, et natukene sai selle tandemile nüüd teine tähendus ka, muidu on see tandemhüppe ja tandem jalgratas, on ju. Et nüüd on tandem suhe. Tegelikult ma liitusin ju ka selle töötoaga esmalt ju kõigepealt sellepärast, et üleüldse nagu mõtestada seda, et Margit on ju väga palju sotsiaalmeedias jaganud seda ja see on nagu põnev olnud. Et mul on ka täpselt sama nagu Kaire ütles, et ja ma tean nagu, mis on tandemi jalgratas ja ma nagu saan aru, aga ma olen ikka hetkel siin, et nagu mõtestada seda ka enda jaoks, et võib-olla mul kuskil siin kuklas on see asi olemas ja ma isegi olen kasutanud mingisuguseid tandemmeetodeid koolitajana või ka õppejõuna, aga ma ei ole seda nagu teadlikult teinud. Et võib-olla siis me koos, siis ma tunnen ära miskit ja oskan seda ka nagu sõnastada ja siia kas või joonisele endale märkida. Et ma arvan, et ma ei ole kohe päris valmis niimoodi ütlema, et ma teen nii ja see on nii. Mul on sarnane tunne, et ilmselt nagu alateadlikult sa teed neid asju, aga see võib-olla ei mõtesta seda nüüd nagu sel viisil või et sellele nüüd anda nagu see nii-öelda tandemsuhte tähendus, et jah, mul on ka see tunne. Mul on endal selline kogemus olnud, sellist kogemust olnud küll, kus nagu tegelikult on nagu positiivne kogemus on see olnud, et tegelikult seda andragoogilist ekspertsust nagu väga oodatakse, näiteks juhtkonna poolt.
ja no kaasatakse mingitesse ju ütleme sellistesse nagu või nagu nõustajana või sellisena, et pigem on see, et kas see siis kas see kujuneb nagu tandemsuhteks nüüd päris või ta on lihtsalt nagu see, et on teada, et see ekspert on seal olemas, et see ekspertsus on olemas ja vajadusel seda küsitakse. Ma ei oska seda niimoodi määratleda päris. Et see peaks ju olema siis nagu see vastastikune, et nagu see jagamine, et see nagu mulle hästi meeldib, eile ju Tallinna Ülikooli uus rektor ju inaugureeriti ja tema sõnad olid ka see, et see et tarkuse ja rikkuse vahe, et kui sa rikkust jagad, siis seda rikkust jääb vähemaks, et tarkust jagad, siis see tarkus nagu suureneb. Et see nagu siis see peaks nagu jagamine olema see, kus siis mõlema poole see nii-öelda see midagi nagu kasvab seal mingi ekspertus või tarkus. Ma ei olnud päris alguses, ma ühinesin veidi hiljem, aga esimesed mõtted, mis mul tekkisid, oli seoses meeskonnatööga. Et võib-olla seda nüüd enam nii paljudes kohtades ei ole, aga on veel säilinud kohti, kus ka meeskonnatöö võib olla suhteliselt hierarhiline. Aga ma leian, et see ei ole väga motiveeriv nendele inimestele, kes on võib-olla selle hierarhias siis sellel madalamal pulgal, mis ei tähenda, et vastutused on erinevad ja samuti inimesed ka annavad vastust erinevatele inimestele erineval tasemel. Aga see on nagu üks koht, kus võib-olla nagu andragoogilist tuge saaks pakkuda. Et kui me mõtleme selle peale, et mis toetab et kuidas toetada selle teise inimese enesekindlust ja et koos õppimine ja oma kogemustest õppimine, et nagu mulle seostus just see meeskonnaga, et nagu see on see koht, kus kui sa lähened sellele nagu partneritena, et siis sul on, ma leian, et see viib nagu paremini edasi. Ma ei tea, kas mul on õigus, aga see tandemsuhe või see sõna üleüldse tandem kasutades kahe inimese vahelist nagu suhtlust on hästi viimase aja nagu termin, et kui sa näiteks ka guugeldad sõna tandemsuhe, siis ega seal midagi rohkemat ei tule, kui Margit Raid on sellest nagu rääkinud. Et see on vist hästi uus teema või termin eesti keeles. On mul õigus? Aga mis on selle nagu ingliskeelne termin või mida nad kasutavad nagu tandemsuhte rääkimisest inglise keeles? Ma just guugeldan seda. No, ma üritasin seda sama teha. Et üks vaste, mis tuleb, on see, et tandempartner on keegi, kes tahab õppida seda keelt, mida sina räägid või kes räägib seda keelt, mida sina tahad õppida. Ehk siis nagu üksteiselt õppimine ja oma kogemuse ja teadmise jagamine teisega ja samal ajal saades osa selle teise teadmisest ja kogemusest. Et seda sõna kui tandem, et see coach'id ja mentorid on juba Eesti sõnavaras sees, siis see tandem on vist pigem selline uudislooming. Nii, aga me pidime vist mõtlema ka selle enda nagu tandemsuhete peale, et kas keegi teist oskab nagu tuua välja mingisuguse tandemsuhtemist või et isegi tagantjärgi mõeldes, et vot see vist oli nüüd küll nagu tandemsuhe.
Mina oma igapäevases töös, mis mul põhitöö on, ma tegelikult olen kogu aeg ju tandem suhtes. Ma olen õppedisainer ja õppejõududega olen ma ju tegelikult, kui ma neid nõustan, kui ma neid koolitan ja kui ma nendega seda digiõpet loon, siis me tegelikult oleme tandem suhtes, sest et nemad pakuvad mulle selle sisu, oma soovid. Ja mina ju tegelikult vastavalt nende soovidele siis pakun oma poolt seda tehnoloogilist poolt, et ma teisiti nagu ei saakski. Et mulle tundub, et sellist tööd, mida ma igapäevaselt teen, on ju ka tandem, oleme nagu kolleegidega tandem suhtes. Ja kindlasti, kui ma mõtlen, et õppejõud on omavahel tandem suhtes, kui nad on koostööaitid tegema. Ja kui ma teen koolitusi, minu valdkond on põhiliselt õpetajad, õppejõud, keda ma koolitan, siis tegelikult kui ma lähen neid koolitama, siis ma ka ju tegelikult olen nendega tandem suhtes, sest et ma ikkagi koolitan neid ikka nende vajadustele, nende tasemele, nende olemasolevatele pädevustele ja nemad tegelikult pakuvad oma näiteid ja kogemusi, mida mina siis tegelikult ju kasutan ka koolitusel ära, et mina näen, see on ka tandem ju. Igapäeval, nii et ma nagu igapäevaselt töötan siis ükskõik kas oma põhitöös või siis oma koolitajatöös, et ma olen kogu aeg tandem suhtes nende kolleegidega ja koolitatavatega. Ja saan nii aru. Aga kas see tandem suhe saab ka olla õppija ja koolitaja vahel või õppejõu vahel? Kindlasti saab ju olla. Nii nagu me ju alguses, et kui ma võtan täiskasvanud õppijaid ja ka tegelikult ka pedagoogikas, mitte ainult pedagoogikas, et ka pedagoogikas tuleb ju õppejõul või õpetajal mõista seda, et ta on ikkagi oma õppijaga partner, ka selle oma väikese õppijaga. Lihtsalt vaheinfo, et 3 minutit on jäänud nüüd veel gruppitöö aega, eks ju. Et kohe kindlasti ja õppija, täiskasvanud õppija ka olles ei saagi teisiti olla kui tandem suhtes. Et kui mina olen nagu asjast aru saanud, siis see tandem suhe ja organisatsioonis ei ole mõtet rääkida, et tänapäeval see on ju täiesti elementaarne, et organisatsioonis peaks olema see hierarhiavaba ja ümber eesmärgi. Saab see organisatsioon edasi liikuda ja areneda. Aga et kindla peale õpetaja, õppija, koolitaja, koolitatav, et need peavad olema tandem. Räägib. Kas ma sain õigesti aru asjad? Võib-olla samuti, et ka töökeskkonnas toetada seda üksteiselt õppimist, et muidugi on konkurents, eks, aga just, et see teadmiste jagamine ja kogemuste jagamine ja üksteise nagu õppimine, see on pigem nagu hea nähtus ja kiiduväärt nähtus, mitte nagu selline, jah, nagu see on ja olla avatud üksteiselt õppima. Siia tuleb see nii-öelda eneseteadlikkuse kasv kindlasti nagu ka mõlema poole suhtes, et toetada selle nii-öelda teise osapoole eneseteadlikkust ja saada iseendast ka teadlikumast, ütleme kas või sellest suhtest, mis see mulle peegeldab, et kas see peegeldab minu mingeid, ma ei tea, kas või eelarvamusi või suhtumist või jah, et selline nagu ilmselt ikkagi selline koos kasvamine.
ja on tunda, et see vajab nagu sellist mõttepausi, kõik on et et ei ole ju tegelikult seda asja niimoodi üldse nagu pole aega olnud nagu sellele mõelda ja nagu läbi lasta. Mulle nagu tundub ise, et see tandem suhe, see tegelikult minule tundub küll, et ta on nagu iga päev on see mul kaasas tööl kindlasti, ka kodus peaks olema see tandem suhe. Aga tööl on see kohe kindlasti kaasas, et see nagu ei saagi teisiti olla. Aga kindlasti on suhteid ja selliseid koostöid erinevates asutustes ja erineva sihtgruppiga, kus see võib-olla ei tööta nii hästi veel. No see eeldab, võib-olla sellist horisontaalset juhtimist võib-olla. 60 seconds ta näitab. Ahah, meie tuppa tuleb kohe palju rahvast. Kas me pidime midagi sinna tahvlile ka panema? Ja mis grupp me üldse oleme? Me oleme see vaba numbrite kokku. Praegu ma piilusin, et ei ole keegi ka kirjutanud, et äkki me saame ennast välja vabandada ka oma vestlusega. Jah. Kas selle mudeli nimetust ka mainiti? Tegelikult ju väga rääkisime sellest läbi, et me tegelikult ei suuna neid netti, vaid me suuname neid enda juurde. Nii. Natuke 10 sekundit. 10, 9, 8, 5. No te suunasitegi meid enda juurde. Nii, et siis, kes siin ruumis olid, et teil hakkab tulema lisahuvilisi, lisaseltskonda juurde. Aitäh ruumide eest, et nüüd on meil oli 3 ruumi ja meie plaan on selline, et iga ruum saab jagada, et mis mõtted, mis tunded ja mis küsimused teil tekkisid. Et me Margitiga natuke täiendasime ka seda pilti, mis me alguses joonistame, pärast me jagame seda ka osalejatega, aga hea meelega nüüd kuulaks teid. Et on siis vabatahtlik alusel, kes haarab sõna. Kes tahab olla esimene. Jagada, kuidas see läheb, mis mõtted, kas jõudsite ka jooniseni või siis pigem jagasite neid andragoogilisi väärtusi ja neid kohti, mis läheb hästi ja mis on need, mida võib-olla tahaks täiendada veel oma igapäeva tandem praktikas. Nii. No ma ei tea, ma võtan siis siit alt ja Allan võttis mikrofoni maha, aitäh sulle. Ja mina olin siis koos Haida ja Kaiga. Me leppisime nii kokku, et ma teen nii-öelda avasõnad ja siis Haida ja Kai täiendavad. Meil kõigil 3 oli ühine joon siis see, et meie elus on need tandemsuhted olemas, kogemus selles valdkonnas ja üks hästi huvitav mõte, mida Kai välja tõi, on see, et leida üles ka iseendas see nii-öelda tandemsuhe. Ja me jõudsime lõpuks siiski ka otsapidi siis viimase aja eluoludeni ja taaskord selleni, et hästi oluline on see täiskasvanu eas õppimise võime või see kohanemisvõime ja rääkisime ka sellest, et kuidas see aitab kaasa ja vastupidi, kuidas ta siis takistab. Mõtlen, mis siin veel oli. Võib-olla ma lasengi kolleegidel täiendada, ei hoia liiga pikalt sõna enda käes, et äkki Kai ja Haida, et millest me siis rääkisime veel. Aitäh, Allan. Ma võin tuua, et tõesti seda eelnevat teie vestlust kuulates ja sellest tandemsuhtest ja loomulikult ma töötan Transpordiametis ja olen nagu ennetaja ja täiskasvanud nagu koolitaja ja mõjutaja juba väga väike aega. Ja loomulikult on partnerid, kellega seda partnerlussuhet luua, aga mina jõudsin selle päevase teie vestluse juures selle arusaamine, et need pallid on minu sees.
Need 2 palja minu sees, mida ma olen kunagi õppinud, kus ma olen töötanud, mis on uneolekus. Kui me võtame praegu, et tänapäeva üliõpilased paljud õpivad erialasid, millele nad ei lähe tööle. Et me kunagi ei tea, kus ta jõuab sellisesse töökohta, kus ta kunagi oma õpitut hakkab kasutama, eks ole, et see pall on nii-öelda uneseisus, eks ole. Et kuidas me enda sees näeme, kui me enda sees neid erinevaid kogemusi ja oskusi näeme, siis me suudame ka õppijaid selle kaudu toetada, et see on sinu motivatsioon, see sinus on olemas, too see lihtsalt välja. Ja teine on see, et see aitab meil mõista ka, missugust know-how meil vaja on, et milliseid partnerlussuhteid või tandemsuhteid me peame otsima ja looma. Et nagu teil oli ka see ilusti eesmärk, aga me ei jõudnud niimoodi päris visualiseerimise Aidale ka natukene. See on nagu hea võimalus nüüd siit edasi mõelda, eks ju, ja see pilt ja visuaal endale luua. Aitäh, võtame järgmise gruppi. Et võtame siis, jätame selle grupi viimaseks, kes oli siin suures ruumis. Veiko, äkki sina siis alustad, et kes oli sinu grupis? Ja ma meenutan, et minu grupis ilmselt oli Silja ja Lea. Vabandan, kui ma valesti ütlen, aga paraku vist nii nõnda oli. Ja meil oli siis, arutasime sellel teemal, et me läksime nii-öelda konkreetsetesse tööolukordadesse, kus keegi on kuskil ettevõttes, kas siis arengupartner või mingis sellises rollis, kus tal on selline andragoogi müts peas. Ja esimene selline arutelu koht oli siis see, et millised tandemsuhted on olnud siis selles töökohas. Et üks selline tandemsuhe, mida välja toodi, oli siis see, kus on nii-öelda see andragoogi mütsiga inimene on partnersuhtes või sellist tandemsuhtes juhiga. Ja teine on siis selline koht, kus andragoogi mütsiga inimene on siis suhtes konkreetsete inimestega, kes seal on siis nii-öelda hierarhiliselt kuskil allpool töötavad. Et see on selline esimene nii-öelda märkamine sellest kohast, et milline see roll on ja see tööriistakast, mis andragoogi puhul üldiselt töötab ja mida võib-olla mõnes ettevõttes liialt palju ei ole, on siis selline märkamine. Et ongi just nende inimeste märkamine, mis on nende soovid, kus on nende arengukoht, mis on nende vajadused, ühelt poolt inimeste vajadused ja teiselt poolt siis ka ettevõtte vajadused ja siis kuidas neid siis kommunikeerida ühelt poolt teisele poole. Toodi välja ka selline nagu roll, et olen selline nagu ühendusmuhv nii-öelda seal vahel, et tõlgin juhi sõnumeid siis sinna teisele poole töötajatele ja töötajate poolt seda sõnumit siis juhile, et olles ise natukene sellises leevendaja rollis ka, et võib-olla neid väga teravaid emotsioone mitte välja tuua. Kostab täpselt nagu see uuenenud ametinimi koolitajatel tõlk silla ehitaja, eks? Aha. See on mulle uus mõiste, et aga võib-olla teistele täiendada, jah? Siin mitte ainult võib-olla märkamine, vaid tajumine, kui keegi on oma siis kas töö tegemise hetkel, ükskõik kas siis juht või see töötaja jõudnud sellesse punkti, et ongi asjad tema jaoks väga halvasti. Ta ei oska sealt välja tulla. Et kuidas anda see lisamüks ja näidata, et tegelikult on muid värve ka peale musta ja valge. Ja kuidas ennast selle kõige juures arendada, et seda müks õigel ajal osata anda, ükskõik kas siis toetava sõna või kohvitassi pakkumise näol või? Taidata ja kui järgmist arengusammu ja aastat teha. Sest kõik ei oska ennast analüüsida ja juba tulevikus siis ongi see sama koht olemas, et ahaa, et tookord õnnestus niimoodi, et siis järgmine kord jälle. Just nimelt see turvalisuse aspekt, et tal on turvaline kellegiga jagades, ilma et ta tunneks siin hierarhiat või hirmu või psühholoogilist ebamugavustunnet või nagu öeldakse, just nimelt psühholoogilist ohutust oma töö või oma ametialase kitsaskoha vastu, vaid et see teineteise täiendamine selleks, et see müks oleks turvaline. See on usaldus ja aktsepteerimine, need on jälle andragoogilised väärtused. Just nimelt. Aitäh ja siis kolmas grupp, kes oli meil siin pearuumis. Et mikrofon on teie.
Keegi räägib. Anne, sa räägid, aga sind ei ole, sul on mikrofon vaikse peal. Ja vabandust, et kuna ma hakkasin rühmas ka esimesena rääkima, siis ma alustan, et me tegelikult püüdsime aru saada üldse sellest tandem suhtest ja püüdsime kaardistada, et kuidas me selles tandem suhtes oma igapäevaelus oleme olnud, et siis kas koolitajana või siis organisatsioonis, et püüdsime ära tunda, kus see tandemsuhe on, ja rääkisime ka sellest uuest mõistest, et mõiste on vist kui uus, aga see sisu, selles me nagu oleme olnud juba ju, ma arvan, ikka päris ammu, aga me ei ole seda mõtestanud ja teadvustanud. Just. Et võib-olla teised jätkavad. Aire. Ja me rääkisime jah sellest mõistest, et ilmselt nagu see vajab nagu uuesti seda meie nii-öelda kasutusele võttu, et seda diskursust luua ja et me oleme ju nii-öelda partnerid või sellistes suhetes ju olnud organisatsioonides ja koolitajateni, nagu Anne ütles, tihtipeale see võib-olla ongi selline võib-olla teadvustamata olnud, et see on nagu selline loomulik olnud meie jaoks. Aga aga kui ta on teadvustamata ja kui siin ütleme, üks põhimõte on see, et see on nagu eesmärki või kavatsust hoidev ja kandev, et siis ta võib-olla siis ikkagi ei ole nagu see tandemsuhe nii-öelda olnud. Et kui tal peaks, kas me saame nagu sellest õigesti aru, et meil oli selline hästi selline mõtestav vestlus, et selline enda jaoks üritasime seda mõtestada seda uut terminit siis. Küsimusi. See on hästi, mida ma joonistan, et kui see on süsteemne, eks ju, ja mida me pärast ka ise, kui on variant, et see on pidev, eks ju, kui me oleme organisatsioonis, et siis me isegi ei teadvusta seda endale, sest kogu aeg on mul kolleegid tulevad küsimusi, ma olen kogu aeg neil juures, aga see võib olla ka nii-öelda missioonipõhine, et kui sa oled suures organisatsioonis, siis kõikidele inimestele sa ei ole pidevalt juures, vaid tal on mingi oma üks eesmärk ja sa oled selle protsessi käigus temal juures, aga et see on minu arust hästi tänuväärt märkamine, et me justkui teeme, aga kui me ei mõtesta seda, et siis meil võib-olla jäävad mingid asjad nagu märkamata. Et mulle väga meeldib, et meie arutelus on tulnud välja ka see teadmine, et tandem oma andragoogiliste teadmistega. Ja siis see mõju, kellele ma mida pakun ja kui süsteemselt ja kui mitte teineteisest mööda minevalt, ehk just seesama teineteist täiendav suhe. Meie aeg on nüüd tänasele arutelule ja töötoale ümber saamas. Kuidas me võtame tänase esimese töötoa kokku? Ma väga tänan teid kaasa mõtlemast ja tagasi peegeldamast seda, mis tuli teie aruteludest ja võib-olla ka see kogemus, mida me täna ise ka Margitiga seda töötuba tehes ja ette valmistades, olles nii kas andragoog või siis andragoogi väärtusi kandav, et meile nagu väga nagu lendasime, ütleme niimoodi, et tuli nagu uusi mõtteid ja see oli nagu põnev. Ja mina omalt poolt küll usun, et sellise see L&D ehk see Learning and Developmenti tuum on just nimelt andragoogiliste teadmiste, kas ise enda sees võngutamine või kellegiga koostöös võngutamine. Ma tahan uskuda, et see on rohkemat kui võib, et tugiterminid, mis puudutavad ainult kas siis teatud kas coachingut, mentorlust, konsultatsiooni. Ja ma tahan uskuda sellest, et andragoogist võiks olla rohkem väärtust tandempartnerina või andragoogiline tööriistakast võiks kanda ka eraldi kompetentsina otsustajate maailmas kindlat rolli. Just. Ja olla seal ise ka proaktiivselt selle pakkuja. Absoluutselt, ja. Aga aitäh meie poolt ja nüüd siis 12.15 algavad uued töötoad, kes siis on välja valinud või kirja pannud juba uue töötuba mineku, et siis saad siit lahkuda ja uue töötoa avada ja vaikselt hakkavad meile juba tulema järgmise töötoa inimesed siia sisse. Aga aitäh esimese töötoa tegilastele. Aitäh!